No nii, siuke väga lahe talveilm. Sellega seoses oli mõte, et Tamme TV-ga võiks natuke kajastada erinevaid talvesporte ja vaadata siis, kuidas need mõjuvad aktiivsusele. Täpsemalt siis meie sellele juumu väljakutsele. Ja mul on siin ilusti spordikell on käes. Pulsivöö panen ka. Ja vaatame täna siis, kuidas mootorkäigutamisega läheb. Nii, pesus käidud, taas sees soojas. Tänane sõit oli siis natuke üle 2 tunni. Vaatame siit neid parameetreid ka äpist kirima, mis Polari äpp mulle annab. Siit on siis näha, et keskmine pulss selline 140, natuke peale. Makspulss päris hea, isegi üle 200. Ja tegelikult pingutuse mõttes ei olnud mitte midagi rasket, oli täitsa selline tehtav ja mõnus ja nauditav. Nii et vaatame nüüd, kuidas siis nende traditsioonilisemate aladega läheb. Ja võtame järgmiseks ette näiteks rattasõidu ja siis suusatamise. Nii, meie täna õhtune hobikoos on see, et me ei lähe motikaga sõitma, sest et külm ja lumine on. Me lähme hoopis jalgrattaga. Teeme siukse väikse rattatrenn number 2. Rattatrenn number 1 oleks selline, et me paneksime sellise rattaistme sinna peale ja sõidaksime lenksu peal nagu suvel, aga praegu on õues paks lumi ja siis me lähme hoopis sellesse rattavankrisse, sellesse kärukookonisse ja ma panin pulsivöö peale. Seal on bentsupaak. Jalgratta suur pluss on see, et see ei võta mingit kütust, see on täitsa tasuta. See sõitmine ja me lähme siis proovime, kui hea trenn see on. Nüüd selline mõnus kookon on meil. Karolin on juba sees siin ja hakkame sõitma siis enne. Et rattasõit ja kaarikuga on tavaliselt siuke issi sport ainult sellepärast, et üks väike jääb siin üsna kiiresti tuttu. Aga me paneme edasi. Päris hea on vändata lume peal. Panin naelrehvid alla, soovitan. Ja isegi kui ise peaks kalla käima, siis laps on turvaliselt. Rattasõiduga on see hea, et see on siuke löögastav ja mõnus, küllalt rahulik tegevus. Pulss tegelikult üle 110 väga ei tõuse siin, sest et kaarikuga sõidad ikkagi rahulikult ja mingisuguseid väga suuri sammurekordeid sellega ei saa. Ja aktiivsusminuteid, kui on sellised mäed nagu siin praegu, siis tegelikult täitsa saab ju rühkida. Endal on tunne hästi hea, kui oled sõitnud. Nii et ei võrdle küll saanisõidu ja murmasuusatamisega aktiivsuse mõttes, aga tunne on hea. Kuna me jõudsime siuksele pikemale sirgele, siis ma räägiks korra, et mis värk minul ja spordil, mis meil see suhe on. Ma sündisin tegelikult 30 aastat tagasi hapniku kappis ja olin siuke üsna põdurakke lapsepõlves. 7 aastat sõitsin kelguga vastu puud ja siis diagnoositi mul südame siuke lisajuhte tee. Et tegelikult olin ma siis vabastatud põhimõtteliselt kehalisest igavesti või kogu kooli aeg kuni gümnaasiumi lõpuni. Aga ma tegin vaikselt kaasa gümnaasiumis suusatamist ja natuke siukest pikama jooksu. Aga ma olin kõige viimane, mu 60 meetri aeg oli mingi 13,7. Ja siuke, ühesõnaga, ei olnud kõige soojem suhe. Aga kui ma olin 15, ma sain selle opi tegelikult tehtud ja võisin hakata jälle sporti tegema vaikselt. Kui 12. klassis osad kutid hakkasid suitsu tegema, siis neil läks natuke kops kokku ja mina sain
sealt siukest innustust juurde, et ohoo, et ma ei olegi igavene viimane enam. Ja siis sealt sai kuidagi alguse see huvi, et ma üldse nagu julgen minna jooksma ja sörkima ja rattaga sõitma ja kuidagi hakkasin niimoodi vaikselt sealt tulema. Ja täna mulle väga meeldib tervisesport nagu näha ja tahaks kogu selle liikumisvideo seeriaga ja YouMove'i pulsivõõde ja asjadega lihtsalt tekitada seda, et anda sulle siukse tervisliku mõtteviisi või igatsuse ellu kaasa. Et kui sul käed-jalad on otsas, natukenegi liigub midagi, siis ära vedele diivanil, vaid hakka trenni tegema natukese haaval, mõistlikult ja meeldivalt. Jau! Oli mõnus tüdütähe. Jõudsime tagasi. Oikutad, jah. Näed, pole üldse paha. Mingisugune üle 5 kildi. Natukene ja selline aega kulus meil kuskil väikse üle poole tunni. Vahepeal seisime ja filmisime ka. Nii, õhtune suusaring siis. Naabrimees peaks kohe tulema. Teeme kolmapäeva õhtuti sellist kas siis suvisele jooksutiiru või siis talvel väikse suusaringi mingi 5-10 kilti. Ja see on selline pulsi mõttes päris hea asi tavaliselt. Meeleolu mõttes ka hästi hea asi. Mul kahjuks GoPro'd täna kaasas ei ole, aga katsun rajalt teha mõne telefoniga võtta. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Nii, raporteerin suusarajad Kendor pargist. Siin on esimesed 4 kilti sõidetud. Ütleme nii, et jalgrata 4 kilti on oluliselt lihtsamalt kui suusaga. Pulss on praegu mingi 140 keskmiselt ja pingutus on siuke päris kõva. Et kui võrrelda näiteks motospordiga, mootorsaaniga niimoodi, siis suusatamine on selles mõttes nagu teravam koormus kindlasti. Aga pulsid on umbes samad. See võimlemisaste on umbes sama. Motospordiga lihtsalt saab natuke rohkem kaloreid põletada ja natuke rohkem jõudva, sest et jaksab kauem sõita järjest. Adrenaliin on nii suur seal. Suusaga on see, et jõuad sõita tund, võib-olla 1,5, aga pärast seda sellise tempoga enam ei jaksa. Nii et ühesõnaga, ma näitan teile veel, võtan teid mõnele laskumisele kaasa. Nii, ja nüüd laskume. Jaa. Pigem hea tempo. Ja hüpe. Hops. Veits rajalt välja. Läks kiireks. Oho. Aga jäime püsti. Seal oli siis päris tore. Naabrimees läks paari kilomeetri eest ära, aga ma nautisin rahulikult lihtsalt sükest õhtut ja tegin seal videoklippe ja ega see nutitelefon ja sport väga hästi kokku ei käi. Et tavaliselt ma ei näpi asju seal raja peal, aga täna siis võtsin teid kaasa videosse, sellepärast natuke pühendasin sellele aega. Tunne on endiselt hästi hea ja tegelikult juba homme tahaks minna jälle uuesti kolleegidega, isegi vahel teeme pärast tööpäeva või isegi päeva keskel väikse tiiru. Ja nii, et suusatamist tuleb ette mul veel. Aga nüüd siis täna õhtul ma mõtlen hoopis minna oma väikese Karoliiniga kelgutiirule. Ma võtan GoPro ka kaasa, äkki saame häid lahedaid kaadreid. Täna siis läheme Kelgumäele. Proovime, kuidas koos rattaga sinna saab. Kelguga võiks sõita tegelikult nii, et üks kõnnib jala üles ja isa ka vaatab mäe otsas või midagi, aga meil on siuke pigem sportlik, et ma vean ja tema istub. Aga me teeme niimoodi ka, et tema saab üles minna. Leidsime hoopis jää välja, jääraja. Nüüd me oleme käinud edasi-tagasi üles alla ja ilmselt käimegi niimoodi kindlused ka ja
sporditase on pigem siuke rahulik. Teate, selle kelgutamisega on küll siuke lugu, et kui ma peaks valima ühe neist kõigist ja inimesed, kellega koos teha, siis ma arvan, et isegi see kelgutamine on päris kõrgel kohal. Et hästi vahva, kui Karolin naudib seda, kui lumi on mõnus, liud on pikad ja tegelikult ei ütleks, et koormuse mõttes see mingi lihtne asi on. Nahk oli kõige märjem pärast kelgutamist. Nii kerime siis natuke veel äppis ringi ja vaatame, missuguste tulemustega ma selle väljakutse lõpetasin. Üldiselt on olnud siuke toredad talvekuud. See, kui meil ju Move väljakutsed on toiminud, on minu jaoks küll siuke motiveeriv olnud, kuigi ma ei spordi ainult kella ja numbrite pärast, vaid ikka hea tunde pärast, aga ikkagi ta on nagu midagi andnud juurde. Ja natuke siis näitan teile ka oma datat siin. Ja lõppkokkuvõtteks siis soovitan seda, et tehke sporti, liikuge. Hästi hea tunne on ja vahepeal isegi kõige suurem väärtus on inimesed, kellega koos saab mingit sporti asja harrastada.